tervitust, kallid televaatajad! Maiade kalendri järgi on maailma lõpp juba ära olnud. Kaiade kalendri järgi on see veel alles ees ootamas. Ja ma tean Marguseid, kelle kalendri järgi on alles jaanipäev. Aasta viimaste uudistega eetris Rohke Debelak. Nagu me kõik teame, jäi sellel aastal ära 21. detsembriks planeeritud maailma lõpp. Tegu on juba mitmenda lubadusega, mida Eesti valitsus on inimestele andnud, aga seejärel alt vedanud. Ja mul olekski praegu telesilla vahendusel valitsusele mitmed küsimused. Kas ja kuidas me saame üldse usaldada Eesti Vabariigi valitsust, kes pole aasta jooksul hakkama saanud isegi mitte maailma lõpu elluviimisega? Ärge mulle niisuguse küsimuse esitage. Milline on siis valitsuse tegevusplaan siis seoses selle mööda laskmisega? Nüüd tuleb läbi viia kvaliteedi hindamine ehk akrediteerimine, mida viivad läbi hindamiseksperdid, kes tulevad reaalelust. No ekspertide kaasamine sisendab kindlasti rahvasse kindlust, et see maailma lõpp ikka tuleb, aga kuidas nüüd on võimalik avalikkusele kinnitada, et praegune valitsus enam tulevikus sellist suurt prohmakat ei tee? Ei, ärge mulle niisuguse küsimuse esitage. Nii et siis on oodata veel ilusaid prohmakaid valitsuse poolt järgneval aastal. Ei. Kas te saaksite vaadata palun rohkem kaamerasse? Meil on ikkagi televisioonisaade siin. Ei. Härra peaminister, viimane küsimus veel teile. Kas te olite nooruses spekulant? Ma leian, et see küsimus on spekulatiivne. Aitäh intervjuude eest. Soovime valitsusele edu maailma lõpu planeerimisel. Homme kell 12 toimub Toompea lossi Valges saalis pidulikult poliitikute ja Ringkaitseliidu asutamine. Ringkaitseliit osaleb tõenäoliselt juba ka võidupüha aparaadil. Valitsus teatab, et on lõppeva aasta skandaalidest teinud põhjalikud järeldused ja loob uue ministeeriumi, milleks on pahandusministeerium. Erinevate tulevikus aset leidvate pahanduste puhul ei pea siis valitsus arutama, kas üks või teine minister peaks astuma tagasi, vaid kogu pahandus läheb pahandusministeeriumi pädevusse ning tagasi astub pahandusminister. Pahandusminister on ametisse määratud esimese suurema pahanduseni. Pahandusminister ei hakka pahandama, kui ta tagasi peab astuma ega püüa vastutusest kõrvale hiilida, enda nime puhtaks pesta või käituda muul moel, mis võiks valijat pahandada. Riigikogu hakkab uue aasta avaistungil arutama aga seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja. Võimu kahjulikku mõju on märganud paljud inimesed. Võim võib pähe lüüa, võimuga kaubeldakse, sagedasti laskutakse võimu liialdustesse, võimu haaratakse ja võimult kukutakse, paljud asjad surutakse Riigikogus väe võimuga läbi. Seaduses on ette nähtud individuaalsete kaitsevahendite ja eririietuse kasutusele võtta, et võimu juurde sattunud või sinna pürginud ei saaks viga. Uuest aastast muutub aga taas Estonian Airi juhtimise strateegia. Majandus- ja kommunikatsiooniminister tunnistab, et välismaiste spetsialistide palkamisega kaasneb palju riske. Seetõttu hakkavad alates 2. jaanuarist Estonian Airi juhina tööle kõik Eesti Vabariigi kodanikud. Iga inimene saab Estonian Airi juhina töötada 4 tundi. See peaks senise hüpliku strateegia asendama mingisugusegi süsteemsusega. Ja meil ongi võimalus mõni sõna rääkida inimesega, kes esimesena hakkab Estonian Airi juhtima. Et tähestikulises järjekorras võttes on kõige esimeseks Angela Aak. Tere, Angela! Tere ja head vana aasta õhtut kõigile! Uus aasta algab sulle uue tööga. Juba 2. jaanuari hommikul kell 9 alustate riigile kuuluva Estonian Airi juhtimist ja juhid seda 4 tundi järjest. Et kas see pakkumine tuli väga ootamatult? Tegelikult peab iga inimene olema igal hetkel praktiliselt sisemiselt valmis, et riik ja rahvas vajab tema abi. Nii et ütleme, et ei tulnud väga ootamatult. Kuidas kavatsete lennufirma kahjumist välja tuua, et mida jõuab selle 4 tunni jooksul üldse ette võtta? Oi, ette jõuab võtta tegelikult palju. Esimese sammuna kavatsen ma Estonian Airi müüa maha Kreekale. Kui müüa ei õnnestu, siis anda lihtsalt niisama ja hiljem saab ju vähendada Eesti osalust TSM-is tänu sellele nullini. Et minu meelest Estonian Airi ja Kreeka riigi juhtimises on palju äravahetamiseni sarnast. Kui siiski õnnestub Kreekalt lausa raha saada, mida kavatsete sellega siis ette võtta? Ma arvan, et igati aus ja õiglane on see, kui see läheb minu lahkumiskompensatsiooniks. Aga pärast teid tuleb ju kohe uus juht. Mis Estonian Airist edasi saab, see ei ole ju olnud ühegi senise juhi huvi. See ei ole ka minu huvi.
Aitäh, Estonian Airi uus juht Angela Aak. Alates uuest aastast ehk juba homsest on pealinna elus palju olulisi muudatusi. Et paljud pealinlased aga kasutavad ka isiklikku sõidukit, siis avatakse suurematel tänavatel ka ainult tallinlastele mõeldud sõiduread. Laiematel tänavaliikudel saab olema bussirada, tallinlaste rada ja siis üldkasutatav rada. Kitsamatel tänavatel on valikuvõimalusi vähem ja eelistada tuleb linnakodanikke. Ka ainult tallinlastele mõeldud kõnniteed ja pargid on tulevikus avamisel, lisab linn. Välja on töötamisel ka märgisüsteem, et oleks kergem teha vahet, kes on tallinlane, kes mitte. Mitte tallinlase märk tuleb kinnitada seljale ja seda linnas viibides hoida nähtaval kohal. Kahtluse korral on mupol õigusmärki mitte kandev mittelinnakodanik maha lasta. Tallinna linnavalitsuse määrusega muutub alates uuest aastast sõiduteel parkimine tasuliseks. Parkimine algab siis, kui auto on ummikus seisnud kauem kui 5 minutit või kui auto on poole tunni jooksul liikunud vähem kui 20 meetrit. Liiklejatel on võimalik kasutada mugavat M-ummiku parkimist kui ka võimalust soovi korral osta endale soodustusega ummiku kuukaart. Majandusministeeriumi uuringud näitavad, et Eestis on suur tööjõupuudus. On juhtumeid, kus töötajal pole jõudu, et ilma traktorita atra vedada. Tihti pole töötajal jõudu, et teha paarsadagi ületundi nädalas. Mõnikord ei ole juba 12-tunnise tööpäeva järel inimesel mingisugust jõudu alles. Kui tööjõupuudus süveneb, jääb ära ka pikkisilmi oodatud tööviljakuse kasv, hoiatab Majandusministeerium ja teates lisatakse, et tööjõupuuduse leevendamiseks avatakse tööjõusaalid, kus töötajad pärast tööpäeva saaksid treenida ja tööjõudu suurendada. Valitsus annab teada, et on lähiajal riigi ja ühiskonna ees esile kerkinud probleeme asumas jõuliselt lahendama. Ja üheks abinõuks on riikliku lehvitaja ametisse määramine. Ja vastavalt seadusele on riikliku lehvitaja ülesanne viibida sadamates ja lennujaamades ja Eestis lahkuvatele arstidele ja teistele spetsialistidele, samuti ka lihtsatele tööinimestele järele lehvitada. Ja riiklik lehvitaja annaks lahkujatele teadmise, et keegi jäi neid kodumaale ootama. Konkurss riikliku lehvitaja leidmiseks on alanud ja kandidaadilt oodatakse muhedat ja sõbralikku väljanägemist ja oskust lehvitada mõlema käega korraga. Justiitsministeeriumis on valmimas eelnõu, mis lubab tuleva aasta oktoobris toimuvate kohalike valimiste eel linna- ja vallavolikogude saadikuid vabalt osta ja müüa nagu sportlasi. Kuna erinevate allikate infole tuginedes võib väita, et mitmes volikogus käib aktiivne poliitikute üleostmine, samas aga säilitavad poliitikud näiliselt oma erakondliku kuuluvuse, tekitab see segadust ja on ka valija suhtes ebaaus. Uue saadikuostuseaduse kohaselt saavad erakonnad üksteiselt osta soovitavaid poliitikuid ja erakonnad ise saavad müüa poliitikuid, kelle eest on tehtud hea pakkumine või kes ei ole enam meeskonda sobiv. Sotsiaalministeerium ja Rahandusministeerium on välja selgitanud, miks suur osa inimesi arvab, et masu on möödas. Sama suur osa jällegi seda meelt, et masu pole lõppenudki. Ministeeriumide spetsialistide hinnangul on Eestis tekkinud uus masuliik, milleks on sadomasu. Sadomasuhhistidele meeldib, kui neil läheb kehvasti ning sadomasuhhistide peamine lootus ja ootus on, et halvasti hakkab minema ka teiste. Eile hilisõhtul lõppes aga linnahallis Eesti esimene homo sapienside kokkutulek. Terve päeva kestnud arutelude käigus kaardistati homo sapienside olukord riigis ja positsioon ning tulevikuperspektiivid. Palju juhiti tähelepanu ka homo sapienside diskrimineerimisele lihtsalt sapienside poolt. Palju on veel tegemata ning näiteks homo sapiensi abiellumine teise homo sapiensiga on siiani raskendatud ning kohtab arusaamatut viha ja vastuseisu. Samuti ei osata seisukohta võtta juhtudel, kui tuleb välja, et parim sõber või töökaaslane on osutunud homo sapiensiks. Valitsuses oli aga eile arutluse all võimalus alandada kütuseaktsiisi. Lisaks vaadati üle veel mitmete aktsiiside alandamise võimalus, kuid lõplikult jäädi siiski seisukohale, et aktsiiside alandamine on keeruline ning kompleksne teema. Kokkuvõttes otsustati, et kui alandada, siis ainuke läbiproovitud alandamise võimalus on alandada riigi elanikkonda. Viimase alandamises on ette näidata pikk praktika ning selline alandamine ei ole enesega kaasa seni toonud ka suuremaid mullistumisi. Uuel aastal on elanikkonda plaanis alandada veel 19 korda ning see peaks esialgse vajaduse kõik võimalike alanduste osas rahuldama, prognoosib valitsus. Ja politseiteateid.
Eile kell 2 öösel märkasid kohalikud elanikud Kaekveres bussijaama läheduses seismas kahtlast sõidukit ning kahtlus oli, et tegemist võib olla politseipatrulliga. Kohale sõitsid kurjategijad nii Kaekverest endas kui lähedal asuvatest küladest, ent kurjategijate saabudes oli politseil õnnestunud põgeneda. Kohalike sõnul on see sellel aastal juba teine kord, kui politseid sealkandis näha on ja seni ei ole õnnestunud kedagi tabada. Kell 19 õhtul sai politsei teata ka Holgastest, kus kohalike meesterahvas oli suurel kiirusel jalgrattaga sõitnud vastu poeseina. Liikluspatrullile ei osanud mees midagi vastata oma elukoha, töökoha, vanuse ega nime kohta. Poes olnud inimeste sõnul hoiab mees kõiki oma andmeid pilves ja ei saa sealt neid ka ise tavaliselt kätte. Päeval külmetab, suvel sulatab. Õhtust. Ilmakaardilt vaatab vastu juba tõeline talveilm ja juba põgus pilk keskpika prognoosimudeli ennustustele näitab, et seal on väga palju vastuolusid, nii et kindlamalt saab ilma ennustada lähemaks nädalaks siiski kohvipaksu pealt. Korraliku ilmaennustuse jaoks tuleb võtta 2 kilogrammi kohvipaksu. Kui seda ei ole, siis võib võtta kõnnitee pealt ka liiva ja korralik ennustamine on sellega ka tagatud. Mida me siis kõigepealt selle järgi ilmakaartidelt näeme? Näeme, et luumi tuli maha ja valgeks läks maa. 2 väikest hanepoega nüüd välja ei saa. Ja satelliidipiltidelt on näha, et nad istuvad laudas ja kurb on neil meel, mis neil teha, sest paljajalu käia on luume peal halb. Sürgavere ilmaradaga näitab, et Ruhnu poolt alates homme varahommikust kingsepp läheb mööda. Tal kahju on neist, ta võtab mõõdu, siis kärmesti neist vasakul jalal number 27, 28 vasakul paremini jälle korraga ja ta õmbleb neil saapaid ja kätte toob ja säärtel on sooja kuni 18 kraadi ja neil saabastega käia on luume peal hea. Nad käivad ja käivad ja käivad ja käivad ja rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis käivad, kuni jõuavad koju tagasi ja siis inimesed arvavad, et õhus on juba kevadet. Ja nüüd elektri teema jätkuks majandusministeeriumilt mõned soovitused, kuidas kasutada ära aasta viimaseid tunde selleks, et odavast elektrist võtta veel, mis võtta annab ja järgmiseks aastaks suurem osa töid ära teha. Kõigepealt, suur elektriröövel on meil pesumasin. Ministeerium soovitab kõige kantavamad riided täna ära pesta ja mitte üks kord, vaid korda 100 järjest. Toidu valmistamine. Kui teil on elektripliit, siis praadiga 365 muna, laduge need üksteise peale, asetage otsa väiksem padi, saate niiviisi tooli. Samuti keetke ära kõik kartulid, mis teil on ja viige seejärel keldrisse tagasi. Kui kõik ühel pool, siis pange selga kõige pidulikumad riided ja hetk enne südaööd istuge koos perega heledalt valgustava laelambi alla ja tehke mälestuseks perepilt. Koos kõige kallimate inimestega veel kõige odavama elektrivalguses. Aega on veel loetud tunnid. Lugupeetud televaatajad, eetris olid Eesti Televisiooni viimased uudised üldse sellel aastal. Soovime teile kena õhtu jätku. Maailma lõppu sellel aastal ei tulnud, võib-olla on järgmine aasta selles suhtes viljakam, igatahes lootuse sureb viimasena. Omalt poolt aga, et kõik need utoopilised soovid, mida te soovima hakkate, keskööpaiku üksteisele teilt ka täide läheksid.